Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 23. 23. kord. Eelviimane episood enne teise hooaja lõppu. Tore on seda taas siin salvestada sellise väga-väga ägeda inimesega ja üldse vestlused, kõik, mis me salvestanud oleme, on pannud mind mõtlema, et ma ei tee ikka elust mitte midagi. Iga kord siit ära minnes olen mul pea täiesti pulki täis ja ma loodan, et sa oled ka jõudnud siia kanalile ja vaatad seda ja sa mõtled natuke selle üle, mida sa teed ja mida sinu tehtu üldse ümberringi, mida ta muudab või kas ta üldse muudab. 23. osa. Ma tahan siinkohal ära öelda, et kui sa oled seda vaadanud ja näed, et saalis on inimesed ja ma pole seda varem reklaamin nii, aga kui sa tahad olla osa sellest saates, siis osta pilet, tule meid laivis vaatama, see on hoopis midagi muud. Kodus on väga lihtne, paned pausile ja mitte kunagi enam uuesti ei vaata. Aga kui sa siin oled, siis on piinlik, kui sa lihtsalt sirge seljaga ära jalutad, sest kõik mäletavad ja me filmime seda. Ma tänan ka toetajaid Valge Klaar, kes on väga suures osas aidanud meid, et need saated jõuaksid teieni. Ma olen siiralt tänulik, et meid on märgatud ja meid aetakse. Lisaks kinotehnik, kes on selle seti ära valgustanud, Roosiku šokolaad, kes annab meile kinkikotti head staffi, Ecosh, kohvi, Tactical Foodback, ma armastan matkata, issand jumal, see on üks ägedamaid asju iseendaga metsas 2 ööpäeva olla. Ilusamat asja ei ole. Mõtlen, kas ma unustasin kedagi ära, teid on liiga palju lihtsalt. Apollo raamatud, ma loen väga palju ja nii äge on, et Apollo annab meile sellise võimaluse, et meie külaline alati valib välja teda elu, tema kas viimased loetud või tema elu muutnud raamatud ja kirjutab sinna signatuuri ja saalist küsija saab selle raamatu endale. Väga ilus, et meid on märgatud ja ilus, et meiega ollakse. Täna on külaline. Enamus külalised, kes siin on, mul käinud külas, ma olen nende kuidagi kokku põrganud. Antud hetkel me oleme kunagi väga kaua aega tagasi aega koos natuke veetnud ühe projekti raames, millest ma saates ka kindlasti räägin. Ja mulle on see naisterahvas jätnud hästi sümpaatse mulje. Ta ongi hästi sümpaatne inimene, ta kuidagi väga maitsekas ja kuidagi hästi inspireeriv. Tal on tohutult hea muusikamaitse ja me teame teda kui raadioajakirjanikku ja poliitikut. Tere, Heidi Purga! Tere, aitäh kutsumast! Aga ma tahan tänada ka kõiki neid inimesi, kes siia on tulnud, sest et ma arvasin, et mitte keegi ei tule, kuna on juuli ikkagi ja väljas on palav ilm ja kes tuleks kuskile linna baari kuulama mingit podcasti, mitte keegi. Mitte keegi ei tule. Nii et suur aitäh teile, täiesti siiralt ja südamest. Ma saan aru, et need on kõik sinu fännid loomulikult, aga siiski ma tänan ka teid. Ma pean ütlema sulle, et siin ma vaatan ringi ja ma näen ühte oma fänni. Ja midagi on läinud valesti, et siia täna sellisel kuumal suvepäeval. Tõesti soe on. Ja juulikuu või mitte, head selle välja tood, sest ma ise rõhun sellele, et see järjepidevus on hästi oluline. Tahab midagi teha, siis ära jumala eest seda tee, kui see ei ole valmis järgmised 5 aastat tegema, sest muidu see ei tõuse ja ei lenda. Et see podcasti puhul on vaja teha, mina tunnen iga kuu seda. Inimeste kui mitte. Aga näed, saalis on inimesed. Kui ma sind tutvustasin, ma põgusalt ütlesin, me oleme korda kokku põrganud 2007 aasta Eesti otsib superstaari kohtunikud. Ma olin noor poiss, tukk oli viltu.
fotokott oli seljas, sõitsime väikse bussiga Pärnu poole, olid sina, oli Mihkel Raud ja Rannap. Jalad mul värisid terve aja, kuulasin. Kas me vaidlesime kogu aeg või? Ja teie omal vahel vaidlesite, minul lihtsalt ma olin nagu pimedas, need 2 silma, mis käisid niimoodi, vaatasid ringi. Ja issand, see on tõesti ammu aega tagasi, aga nii oli ja kui ma nagu mõtlen, kui sa nõnda mainisid, et siis ma hakkasin mõtlema selle aja peale tagasi ja tõesti, ma mäletan, et sa tegid väga ilusaid pilte. Aga tõenäoliselt ma silma ei hakka, ma olin täielik introvert sellel ajal, et ma õppisin alles, lugesin raamatust, kuidas inimestel tere öelda, nii et nüüd sa istud siin. 15 aastat hiljem väga palju ei ole improvinud, aga ma olen julgust. Üks asi, mis hoidis mind tohutult tagasi, mis on täielik needus, on see, et sul lihtsalt ei ole julgust. Et pead minust elus on hästi oluline, et sa julged eksida. Et sa julged eksida. Jah, see on õigus, et ma arvan, et kindlasti see, mida sa mainid, aga ka see tekib sellisel hetkel, kui sa tunned, et sa oled sina ise, et sa ei mõtle selle peale enam, et see, mida ma teha võin, et loomulikult, et ma võin eksida, aga et ma ei karda seda, mis minu seest välja tuleb, sest et kas ma olen näiteks sellega rahu teinud mingil viisil või ma tunnen, et see muu virvarr ei olegi nii oluline, et ma julgen seda lihtsalt ka seetõttu teha. Aga jah, sinna võib tõesti pikk teekond olla ja oleneb, kellele mida tarvis on, et mõnele on tarvis nii-öelda õppida, eks ole, ja mõnel on tarvis raamatuid lugeda, aga mõnel on tarvis ka lihtsalt harjutada, sest et kuidagimoodi see protsess ju käima hakkab ja kui sa harjutad, siis mingil hetkel see tulebki sul välja. Kui sa olid noor ja alustasid raadioajakirjanikuna. Ma tänan. Sa oled endiselt väga hea välja. Sa näed väga hea välja. Endiselt sõna võtame ära. Ma ei lulinud seda. Aga kui sa olid noor ja alustasid, selles mõttes, et mis oli sinu selline, kas sul oli mingi, et nurga taga lõid ka selle 1, 2 ja läksid ja naeratsid ja see ei saa olla, et sa sündisid ja... Ei, see oli kohutav alguses. Issand, see oli, ma läksin Raadio 2 tööle, ma olin vist 19-20, see oli ülikooli ajal ja ma alustasin reklaamilugejana, aga sealt sujuvalt kuidagi suunati mind eetrisse. Ja need esimesed eetrikogemused olid ikkagi katastroofilised, et ma tänan taevast, et neid ei ole talletatud kuskil või neid ei ole salvestatud, et ma ei ole saanud neid järgi kuulata. Et see kramp, mis ikkagi tekkis esimesi kordi, oli tohutu. Ja millegipärast on kuidagi nõnda, et kui me räägime raadiost, eks ole, et siis raadio ei ole naiste ala olnud kunagi millegipärast. Kui mõtleme kas või praegu Eesti raadiojaamade peale, siis jah, me teame küll väga häid naisraadiosaatejuhte, aga neid on pigem meestega võrreldes siiski vähe. Ja mingid põhjused seal ilmselt on, nagu kas kultuuriloolised või sellised ühiskonna väärtuslikud, et mida ühiskonnas hinnatakse, mille pärast see aeg on nõnda kujunenud. Aga see on ka raske, sellepärast, et kui sa lähed raadioeetrisse, mikrofon, tuluke läheb põlema, et oled eetris, siis naistel tekib kohe selline kerge, võtan ennast kokku, eks ole, selline tunne. Ja see füüsiliselt käivitab kehas mingid reaalsed füüsilised protsessid, et üks on see, et sul hääl tõuseb keskmistele registrisagedustele ja seda ei ole meeldiv kuulata raadiokuulaja. Et sa justkui hakkad nagu kelkima, natukene jah, selline nagu ma ei oska öelda, kas ta nagu kiremine otseselt on, aga see ei ole meeldiv, et seda peab treenima. Mõnel on muidugi anne kohe olla selline, aga minul läks väga pikalt aega. Ja ilmselt mu hääletoon, see tämber on ka muutunud madalamaks aja jooksul ja rahulikumaks, aga kõige olulisem on ikkagi mõtteselguse väljendamine. Ehk siis, kui ma olen kindel selles, mida ma tahan öelda, kui mul on sõnavara
siis see võib isegi hästi välja kukkuda. Ma võtan siit kohe sõnast kinni, sest ma ise just tutvustasin sind ja tutvustasin seda saadet. Mulle tundus, et mul ei olnud sõnavara, mul ei olnud päris selge, mis ma tahtsin öelda ja ma ei tea, kas see hääletoon ka siin kõikus, aga ma täiega see on hästi ebamugav minu jaoks, ma täiega naudin seda, et see on hästi palju selline suur hall ala. Kas sa täna pead rääkima, sa tunned midagi veel, et väike kergelt pinget? Sa mõtled siin? Näiteks ka täna siin? Jaa, muidugi ma arvan, et selline teatud annus sellist elevust või seda tunnet, kui sul on kerged liblikad kõhus, et see on alati väga tervitatav. See tähendab seda, et see läheb sulle korda. Et see käivitab sinus nagu mingisugused impulsid, mingid neuronid, mingid sellised väiksed särtsumomendid. Seda on hea kuule. Ja ilmselt see on ka mingid teatud tüüpi inimestele lihtsalt vajalik, et see tunne, kui see korda läheb ja see on nauditav vestlus, siis sa tunned pärast ka sellist mõnusat rahulolu ja heaolu. Ma ei tea, mis dopamiinid ja mis asjad sul organismis tekivad ja mida ta vallandab. Ja mida mina ise tunnen, on pärast siuke väsimus ka muidugi, et peale igat vestlust. Ja sa võtad tohutult kokku ennast, eks ole. Ma põhimõtteliselt võtan kokku ja siis võtan ennast uuesti kokku. Ja siis veel ühe korra. Aga see läheb kergemaks sul. Ma loodan. Kui sa mainisid, sa olid 19, lugesid, ma võtan hästi palju sõnasabast kinni selle pärast juba, et inimesed, vestlus ongi see mõte, et ma ka kuulan ja see 19-aastane lugeda reklaami sisse. Neid inimesed ju, neid otsitakse, see hääletämbri, see ei ole loe sisse, see peab müüma. Ja ma ei teagi, mis põhjustel mind välja valiti, aga ma tulin Elvast noore tüdrukuna Tallinnasse ülikooli ja tahtsin lavakasse minna loomulikult nagu kõik sellel ajal, aga lavakasse ei olnud tollel aastal vastuvõttu ja siis ma proovisin Tallinna ülikooli kultuuriteaduskonda näitejuhtimist ja sinna ma sain sisse. Ma olin Rudolf Allaberdi üliõpilane siis mõned aastad, aga ma jätsin selle kooli pooleli. Ütlen kohe ära siin juures. Ja ühel päeval, kui ma koolikaaslastega kuidagi seal koolis ringi jalutasin, oli koolis all, siis fuajees oli stendi peal kuulutus, et Raadio 2 otsib reklaamhääli, mul ei olnud üldse plaanis sinna minna, see on selline klassikaline klišeelu, kui mul ei olnud üldse plaanis minna, aga nõnda see oli ja ma läksin kursakaaslastega kaasa ja valiti välja 3 inimest, mina nende hulgas. Ja me pidime tegema seal igasuguseid episoode ja hääli ja loomade hääli järgi tegema, mingeid rolle võtma, lugema erinevaid versioone, aga see oli selline aeg, kus Raadio 2 edastas reklaami ja see oli hästi palju kaubanduslikke teateid, et täna ma ei tea, seal Selveris on ju, see kilo vorsti maksab nii palju, aga oli ka toredamaid reklaame, mida sai lugeda. Et see oli päris hea kool tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et see andis kindlasti mingisuguse põhja alla ja kuna ma õppisin seda eriala, siis ka seal olid ju lavakõnetunnid, kus ma olin, minu meelest nende õppejõudude vaates oli ma täielik luuser, nad tahtsid saata mind isegi logopeedi juurde, et parandada minu S-tähte, aga kuidagi moodi lõpuks on niimoodi välja kujunenud, et ma olen leidnud lihtsalt selle ise üles kõike, koos nagu võib-olla mingisuguste väikeste vigadega, aga ma tunnen, et ma ei pea väga pingutades enam rääkima. Emana, sa tunned ka kindlasti seda, et emadus täna või vanemlus on väga palju muutunud. Vanemad on teadlikumad. Et mingi hetk, praegu, kuna sa tõid ise selle koolis õpetajad vaatasid viltus, nad olid mingi standardi järgi harjunud, et kui sa nii ei loe, siis miks sa ei loe sellise jälle, mis sul viga on? Ma tean ise, et mind saadati ka kunagi logopeedi juurde just sellepärast, et tegelikult mul ei olnud huvitav tunnis, tegid lollusi. Ja kui sa seal süsistasid, siis järsku leidsid ennast logopeedi juurest. Jaa, aga mina tulin ikkagi Elvast kirjandusklassist. Ma olin käinud terve vabariigi läbi lugenud, luulekonkursitel esinenud, kiirlugemiskonkursitel esinenud. Ma olin niimoodi, mis mõttes arvatakse, et mul midagi kuskil logiseb nii-öelda kõnes. Aga ilmselt tolle aja selliste standardite ja väärtuste jaoks ehk logiseski, ma ei tea.
et tänapäeval on lihtsalt see haridussüsteem kindlasti nii palju muutunud, et võib-olla mõnes kohas veel jälgitakse ja järgitakse midagi, noh, mingid teatud, ma ei tea, vanu stampe, aga minu meelest on Eesti haridus küll nii palju muutunud selle aja jooksul, et neid kahte aega või ajastut ei maksa isegi võrrelda. Tead, ma olen sinuga nõus ja totaalselt vastu, et kindlasti on haridus muutunud. Aga seoses tagasi kooli kõnedega, mis ma olen käinud koolis, siis mul on selline tunne, et mõned on jäänud kuidagi mingi vaakumisse, mõned õppejõud seal, et nad on õppinud ennast väljendama paremini, aga nad ikkagi ei saa aru, milline mõjutus on õpetajal, et see ei ole ainult, mis tuleb raamatust, vaid kuidas sa seal klassi ees viibid, kuidas sa kõnetad inimesi, et see ei ole väga hea olukorras. Ja aga õpetajad on tohutu surve all ikkagi praegu, et noh, ma olen tihtipeale selles töös, ütleme, et poliitikas me oleme haridusküsimustega nii palju tegelenud, ma olen kuulnud neid muresid ja probleeme, et näiteks kui noor inimene tahab minna kuhugi kooli õpetajaks, siis mis sa arvad, mis on põhjus number 1, miks nad esimese aasta järel loobuvad sellest tööst? Puusalt tulistades on see, et see ülejäänud meeskonna pressure, et kui sa sinna lähed revolutsiooni tegema, siis sind kustutatakse väga kiiresti ära, kui sa uuendusi tahad teha. Ja sul on osaliselt õigus, aga ehkki nagu niipidi, et nad tunnevad, et neid on jäetud üksi. Ehk siis neil on nii palju ülesandeid, eks ole, ja seda toetust, seda võrgustikku, mis sellel noorel õpetajal peaks olema, seda süsteemi, nõnda ei ole suudetud võib-olla paljudes kohtades paika timmida, et nad tunnevad, et nad on üksi, tekib üle pinge, stress ja kõik nii edasi. Kogu aeg tahad ikkagi rohkem ja rohkem teha ja võtad järjest, ega sulle antakse täpselt ülesande nii palju, kui sa noogutad. Mitte rohkem ega vähem. Aga tol hetkel peale seda, selles mõttes, et kooli sa ei lõpetanud seda eriala, mida sa läksid õppima? Ma vahetasin ülikooli, jah. Mis sa läksid õppima? Ma läksin õppima Eesti esimesse meediateaduskonda, mille lõi Hagi Shein ja mis loodi tollel hetkel Concordia rahvusvahelise ülikooli all, mis hiljem on kolinud Balti meediafilmikooli või sellest sai põhimõtteliselt BMF. Et ma olen nagu selle esimese lennu vilistlane. See kool on hästi, väga palju tuttavad on mul seal õppinud. Ma olen käinud seal ise loengutel. Ma pole sealt kraad saanud, aga mulle meeldib käia võtta koolidest lihtsalt. See kraad on üks ilus tore asi, aga kuidagi ei kutsu see mind sellisel kujul. Aga mis edas sai? Lihtsalt natukene... Ülikooli ajal ma hakkasin juba tööle, ma töötasin raadios, siis ma hakkasin tegema telesaateid ja põhimõtteliselt see eriala valik ka meedia ja elektroonilise meedia suund just oligi seetõttu valitud, et ma töötasin sellel erialal ja mulle meeldis, siis ma otsustasin, et kuidagi juhtus hästi ja õnneks, et selline eriala loodi. Ma lihtsalt õppisin töö kõrvalt, käigu pealt ja tegin seda kõik edasi. Raadio 2 tulid uued projektid, nii-öelda uued saated sellest nagu esimesest edetabeli saatest. Said juba nagu pikemad saated ja jutusaated ja primetime'i saated ja siis edasi sain ma Raadio 2 toonase peatoimetaja nii-öelda paremaks käeks. Siis oli ERR-is suur juhtkonna vahetus mingil hetkel, kus arvati, et Raadio 2 peaks reformima ja siis tehti mulle ettepanek võtta Raadio 2 üle, teha sellest nagu midagi uut, mis minu meelest tagantjärgi vaadates ja tunnistades, ma julgen seda täitsa öelda, õnnestus päris hästi. Ja siis tuli Eesti Laul, mille ma siis reformisin koos tiimiga Eurovisiooni lauluvõistlusest Eesti Lauluks. Ja siis mõtlesin, et mis edasi saab, et justkui nagu on mõndagi tehtud. Ja muidugi sellel ajal ma hakkasin ka vaikselt plaate mängima. Aga see muusikanakatus tuli puhtalt raadiotööd? Jaa, ma arvan küll, et see tuli raadiost, et muusikalembus oli ju, ma ei tea inimest, kellele ei meeldi muusika, ütleme, kui ta on kas või teismeline, aga see sügavam huvi tuli kahtlemata raadios, sest et need inimesed, kes seal töötasid, et nad mõjusid küll nõnda, et
see on kandnud mind kuidagi siiamaani ja see ei ole mind ära tüüdanud, vaid ma leian ikkagi sellest ikka ja jälle midagi, mis mind inspireerib ja kuidagi hoiab mingisuguses, ma ei oskagi öelda, mingis maailmas teinekord, mida mul on vaja ka enda tasakaalustamiseks, et kui ma mõtlen nagu selle poliitika peale, mis on üsna intensiivne ja päris raske töö vaimselt ja füüsiliselt mõnikord ka aga kui mul muusikat ei oleks, siis mul oleks palju keerulisem poliitikas hakkama saada, et see muusika balansseerib nagu kuidagi seda poliitilist sellist nagu pinget ja sellist nagu pidevat nagu sellist ärevil olukorda. Sa ei saa kedagi usaldada, eks ole, kogu aeg keegi tahab sul ära teha, valitsust lõhkuda, teisi kokkuleppeid sõlmida, oma poliitikat ajada ja nii edasi. Et see kuidagi sellel rajal olemine nõuab nii paljude sensorite nagu pidevat sellist nagu töös olemist, et see muusika kindlasti nagu maandab mind ja ma arvan, et ma ei ole ka lõpuni ja hingepõhjani nii Exceli inimene, et mul on tarvis seda loomingu ja kunsti poolt, et ennast terviklikumana tunda. Kahtlemata me vajame kõik midagi. Naisena näed kogu see karjäär, sa ütlesid küll väga kihvtilt, et sulle pakuti ja läksid ja olid, tegelikult seal oli väga palju vaja tööd teha, kohal olla ja vastutust võtta. Muidu ei pakuta. Ma ei tea, kuidas nagu mõnikord ma mõtlen tagasi, ilmselt see on nagu selline nooruse mingisugune hull julgus, mis saadab inimesi, ma ei tea, kas hormoonidest või millest kantud, et sa ja ilmselt ka sellest, et sul ei ole olnud piisavalt elukogemust, et sa ei näe nagu mingeid ohte, sa ei oska neid hinnata õnneks ja sa suudad teha asju, mida sa võib-olla 10 või 15 aasta pärast nii hästi ei suudaks teha, aga siis sa teed teisi asju hästi. Ja, julgus. Ja just, aga oli jubedaid hetki ka, kui sa oled, ma olin 27, kui ma hakkasin Raadio 2 juhtima ja ma pidin töövestlusi pidama endast poole vanemate härrasmeestega, kellele mul olid omad tingimused, et ma ei tea, kuidas ma neid töövestlusi pidasin, pooled läksid minema ja mõned jäid, sellest vanemast generatsioonist, aga minu ülesanne oli ka seda raadiot muuta nii palju, et see niimoodi ka enam-vähem juhtuks. Kas sellisel ajal, ma kujutan ette, et kus oli täiesti kaardistamata see mehed, naised veel selline, et ma kujutan ette, et vanemad härrad ütlesid, et mida te teete siin, mis asi see, mis siin just toimub praegu? Ja õnneks oli selline aeg, et ma mäletan seda pinget küll ja seda, et ma ei saanud väga nagu und öösiti, kui ma teadsin, et järgmisel hommikul ma pean Allan Roosilehega minema rääkima. Et ma ikkagi pabistasin tohutult, aga mida ma tegin, oli see, et ma rääkisin hästi lihtsalt ja väga ausalt. Ja ma olin nendega koos ja töötanud, nad teadsid, kes ma olen. Ja nad mõistsid seda ka, et olukord oli lihtsalt muutunud. Ja seetõttu, muidugi oli seal selliseid momente ka, kus uhkus oli riivatud ja oli keeruline sellises vestluses vastaspoolel olla, et ma mõistan seda täielikult. Aga ma ei tea, kuidagi see kõik sai ära tehtud. Panid silmad kinni ja sa lähed lihtsalt läbi, sa tead, et sa pead selle ära tegema. Sa ei saa mitte seda teha või homsesse lükata, see ei ole võimalik. Ma kujutan ette, kuidas mõned tundsid ennast riivatuna ja huvitav on üldse, et mõned lihtsalt elavad, mitte üldse nagu halvasti öeldes, aga et just silmas pidades seda, et väga paljud raadio DJ-d lihtsalt teevad 30 aastat ja ei ehita sinna taha mitte mingisugust sellist nii-öelda inimest kui brändi. Lihtsalt olin saatejuht. See on tohutu, sul on tohutu võim oma kuulajatega. Sa saad neid pikaajaliselt testida, mis neile meeldib, mõjutada seda teist. Et ma saan aru, et sa olid lihtsalt, sul ei olnud sellest reklaami ajast, sulle ei piisanud, tahtsid edasi, küllap sa ikkagi küsisid. Mulle meeldis see töö väga ja ma olin tohutult pühendunud. Üldiselt ma püüan siiamaani nagu seda joont hoida. Ma olen ikkagi ka sportlane olnud, et see spordi tegemine on mind kasvatanud väga palju, sest ma olin Eesti noortekoondises laskesuusataja enne, kui ma ülikooli läksin ja siis oli ka suur vaidlus veel, et nad soovisid, et ma jätkaksin ja ma ütlesin, et ma ei taha, ma tahan ülikooli minna ja siis see kuidagi läks teisiti õnneks.
et see visadus ja see sihikindlus, kui sulle midagi meeldib, mulle tõesti meeldis see, ma ainult mõtlesin ja elasin sellele, ütleme, et ma elasin raadiole ikkagi täiel rinnal ja ma arenesin ka päris palju, et ega siis selles mõttes ma ei käinud midagi küsimas ega saatnud ülemustele kirju, et palun vaadake minu tulemusi siin. Äkki te olete mõelnud, et võiks ametikõrgendust anda. Selles mõttes jah, tõesti pakutigi, et ma ei käinud ise midagi küsimas, mitte ühelgi korral. Aga eks need ajad tulevad. Eks antakse, kui jõuad kanda. Nagu ma eelnevalt, enne kui ma salvestama hakkasin, ütlesin, et me võtame küsimusi pisteliselt. Kas ma näen juba kätt? Väga hea. Me võtame ühe küsimuse lihtsalt siit, et kogu seda asja paremini kokku siduda. Mis on olnud teie elu kõige suurem õppetund või õppetunnid? See on nii pagana hea ja nii pagana keeruline küsimus. Ma arvan, et üks on olnud kindlasti see, et anna aega ja ole kannatlik. Et ma olen üsna impulsiivne inimene olnud või selline energiline. Ja tihtipeale mu mõte jookseb juba nii kiiresti ees ja ma tahan kohe kõike ära teha ühe hetkega, miks see niimoodi välja ei tule, siis see tekitab omakorda mingisuguse sellise sündmuste ahelreaktsiooni või emotsioonide ahelreaktsiooni. Aga jah, see, et ole kannatlik ja ole alandlik ka, et mitte nagu sellise pugemise mõttes, vaid selles mõttes, et ära pea ennast paremaks teistest. Ja kannatlikkus on nagu küll see üks asi, jah, tõesti, et seda ma olen õppinud ja ma pean teinekord siiamaani seda endale meelde tuletama. Ja mõnikord on mingi asi, mis sind emotsionaalselt võib tohutult rivist välja lüüa, sa tahad kohe reageerida, näiteks mis võib puudutada mingi töökeskkonnas toimuvat, teinekord ka, kui perekonnas juhtub mingisuguseid asju, tihtipeale vanematega, no ma ei tea, nüüd on rahulikum, aga teismees ikkagi oli seletamist rohkem. Ära kohe reageeri selle emotsiooni pealt, maga kas või üks öö ära ja kui sul järgmisel päeval on ikka see tunne sees, see drive saadab sind, siis võid kirjutada, aga enne mitte. Või suhelda, kirjutada, mida iganes. Ja. Väga hea mõte. Väga hästi vastatud. Ma just mõtlesin, ma natuke räägin sellest hiljem, aga see ei tulnud ju üleöö. Ei ole tulnud, jah. Ikka õpid kogu elu. Sured, aga ikka lollina. Nii, võib öelda, kui palju, sa ütlesid küll, et sa armastad muusikat ja natuke põgusalt puudutad seda teemat, aga kui palju, sa ütlesid, et see on ka koht, kus sa nagu põgened vahel, et energiat koguda, aga muusika palju muutnud on sind, näiteks poliitika. Sa küsid, kas muusika on mind muutnud? Jah, muusika, mida sa mängid ja või see on lihtsalt selline... Jah, kindlasti on, aga kui ma mõtlen, kas isikuomadusi põhiselt, siis ilmselt pigem vähe, aga ta on muutnud minu silmaringi ja ta on andnud mulle kohutavalt palju teadmisi juurde. Sest see muusika, mida mina mängima hakkasin, Eestis ei olnud üldse selliseid pidusid väga palju võib-olla, kus ma ei tea, õhtul kella 11-st hommikul kella 4-ni mängitakse mustade mingit bluusi, souli, rütmi ja bluusi ja nii edasi. See on nüüd siis Must Mesi? Ja see oli Must Mesi ja sellel muusikal on ajalugu ja tohutu kultuuripärand, ja igasuguseid huvitavaid kultuuriloolisi seiku, miks see üldse tekkinud on, kus tema juured on. See köitis mind ja see on andnud mulle väga palju teadmisi juurde, mitte ainult nagu plaadifirma põhiselt, aga tegelikult kultuurist, sellest muusikakultuurist. Et soul, mis on sündinud laias laastus kuskil gospelist ja siis bluusist, mille juured on omakorda orjanduses, eks ole, et see, kuidas see lugu kõik niimoodi
jooksnud on läbi ajaloo, kuhu ta tänaseks välja on jõudnud, et jah, see on mu teadmisi kindlasti muutnud. Aga ma olen nüüd ka muusika valikus ja selles ampluaas, ma olen katsetanud erinevaid žanre, et ma ainult seda ei mängi, et sellel on omad sellised nagu subžanrid või ütleme, et kõrvalvoolud, mida ma olen ka katsetanud ja katsetan siiamaani. Et see pakub mulle põnevust ja mitte ainult nagu see sound, mida ma kuulan, mis muusikas intrigeerib, see klikk peab alati käima, mis käib esimese 3-5 sekundi jooksul, kas see kükestab sind või mitte, aga sealt ka edasi, et kes selle tegi, millal see tehtud on, kes see inimene on, et kuidagi mis aastal, mis siis nagu seal, need liikumised on alati ju kultuuriga seotud, et mis muusikas üles tõuseb, et need trendid on vahelduvad, eks ole, et praegu ma saan aru, on üle maailma selline suur house'i ja tehno selline entusiasm, eks ole. Minust on see mööda läinud, aga ma saan aru, mida sa mõtled. Ja on ka teistsuguseid muusikaid, ma mõtlen nagu just selles vallas, et kus on palju inimesi, käib koos suurtel staadionitel, et jah, et see... Aga popmuusika, kas on keegi, kes sind seal kõnetab? Ma ei tea, no ikka on, aga ma pean lugu heast laulu kirjutamisoskusest ja nendest artistidest, kes suudavad mõtte edasi anda nii, et sellel oleks ka mingi sõnum sees. Meil armastatakse öelda, me arvame, et meil on siin Eestis ka hästi palju singer-songwriter, et see on siis see termin sellise artisti kohta, kes suudab siis ka heal juhul oma teksti ise kirja panna ja seda veenvalt esitada. Et Eestis on küll ka mõned. Üks, kellele ma saatsin viimati vist mõned kuud tagasi või paar kuud tagasi saatsin kirja, sest ma kuulasin tema ühte lugu ootamatult raadios ja siis mõtlesin, et huvitav. Ja läksin koju, siis panin uuesti selle suurest soundsüsteemist. Mõtlesin, et ma olin sellest artistist ennegi tohutult lugu pidanud, aga see mingisugune uus kvaliteet, mille ma välja peilisin või mille ma avastasin, oli tohutult meeliülendav kogemus, et ma lihtsalt pidin talle kirjutama ja see oli Evert Sund ja tema viimane see sooloplaat. Seal on paar lugu sellist peal, et et soovitan kuulata. Eks ta on väga palju tööd teinud ka. Kui sa mõõdad tema karjääri, see ei ole nii, et tegi nüüd. Ja just. Ja teisigi on Vaiko Eplik näiteks, kes on ka, ma just avastasin Vaiko selle esimese albumi, see Claire's Birthday esimese plaadi, kus on see Venus peal ja igasugused need popid lood, kui ma ülikoolis olin ja siis need kõlavad täna ka nii värskelt, nagu nad oleksid eile tehtud. Et on ikka geniaalseid tüüpe meil küll. Väga musikaalne on Vaiko Eplik. Hästi sügavad lood, on minu meelest väga hästi tabanud just selle, kuidas meloodiasse panna sõnum. Kuulad ja lihtsalt unustad. Ja tal on konkreetne oma nägemus ja selline, ilmselt ka mingi selline perfektsionism, mida ta taga ajab ja ta tahab saavutada seda enda nägemuse täiuslikkust, et mängib kõiki instrumendid ise sisse, eks ole, kuidas albumeid teeb, et jah, tal on see väga hästi õnnestunud. Ja ta on muidu ka väga tark ja tore inimene. On. Kas oled kunagi oma perekonna nime peale mõelnud? Kes ei oleks? Tähendus või mingit sarnasust millegi? Ei, no mul oli Raadio 2 hüüdnimi siis, kui minust sai peatoimetaja. Siis ilmus ühes, kas oli isegi Anne, siis oli veel enne Annet ja Stiili oli ajakiri Stiil minu meelest. Ja seal ilmus Kaane lugu, mille peal ma olin siis nagu selle Kaaneloo nii-öelda persooniks ja selle Kaaneloo pealkiri oli Täiuslik torm. Täiuslik Siberi torm. Täiuslik torm. Oli täiuslik torm, aga seal see sissejuhatus algas selliselt, mis viis lugejad Raadio 2 ruumidesse, kus ma olevat ringi tuiskanud ja ma tean, et mul oli seal hüüdnimi Purgaa. Purgaa. Sellepärast ma alati püüan kinni inimesi, kes on sulle lähedal või kes on sinuga kuidagi seotud ja nad ütlesid ka, et ütlesid mulle, et Purgaa ja siis ütlesid, et mees ei saa aru, see on veel nagu, see ei ole lihtsalt torm, see on nagu see Siberi torm. See on see, et mitte keegi ei lähe välja. Et hüüdnimi
kas siis on hetki, kus keegi raadios ei tohi liikuda? Ei, mida? Kas nad rääkisid hirmulugusid? Ei. Nad pigem anti mulle soovitus, et kas sellega seoses, et sa võib-olla natuke räägiksid sellest oma... Mitte ühtegi hirmulugu ei tulnud. Ei, ma arvan, et see tuli lihtsalt nimemängust, et üks produtsent Sirje, kes meil Raadio 2-s töötab siiamaani, on hästi pikka aega seal olnud ja tema pani selle nime mulle. Ilmselt nagu see tõttu, et ma olin tõesti aktiivne, ma jooksin ja mõõtsin neid koridore ja neid Raadio 2 ruume, aga tuleb tunnistada, et ma olen üsna sirgjooneline ka, et ma seda pehmust olen, võib-olla see tuli rohkem emadusega, et kui mul oli vaja inimesega suhelda ja midagi edasi öelda, siis mul ei ole kunagi meeldinud keerutamine või ümber nurga jutu alustamine või mingisugusest, teinekord mul ema helistab ja siis hakkab rääkima ja mingist asjast ma saan kohe aru, ta tahab tegelikult midagi muud öelda. Teate küll neid situatsioone, 3 korda ümber nurga, nagu inimene hakkab oma juttu veeretama. Et ma ei ole vist siiamaani tegelikult selline külg, kuigi jah, ma olen pehmemaks muutunud, aga ilmselt siis ma olin väga sirgjooneline. Inimesed ehk mõned mõistsid seda erinevalt. Aga meie tiim oli ikkagi hea ja see Purga nimi oli ikkagi selline huumori ja sellise sooja sellise, patsutusega mõeldud. Pigem see tagasiside oligi sellise soojuse mõttes, aga ütlesid, kas see on huvitav nimemäng, et ma tean, et see hüüdnimi sul oli lihtsalt. Jaa, aga oli ka selline maailm, kus ja selline aeg ka, kus naisjuhte ei olnud väga palju muide. Eks ma kogesin seda ka Eesti Laulu alustades, kui ma hakkasin käima nendel Eurovisiooni delegatsioonijuhtide koosolekutel ja mis toimusid välismaal ja siis ma mäletan, kui ma esimest korda Moskvasse läksin Sandra Nurmsalu ja tema bändiga, siis astusin delegatsioonijuhtide koosoleku uksest sisse ja kõik ütlesid, see on see Eesti laulja. Nad ei arvestanud, et ma olen delegatsioonijuht, et tuleb mingi preili tukk ees, eks ole, näeb üsna nooruke välja. Et see on lihtsalt aega pikku kujunenud. Eestis on see isegi üsna nagu leebelt läinud, et mõnedes riikides on ikkagi siiamaani see stamp, et see võrdõiguslikkuse teema selles mõttes, et kuidas naisi aktsepteeritakse kas juhikohtadel või ühiskonnas nähtavatel kohtadel. Nad on tihtipeale ikkagi selliseks negatiivsete kommentaaride ja arvamuste märklauaks, mida siiamaani on näiteks poliitikas väga hästi tunda või kõrvalt vaadata, kui mõtlen kas või meie erakonnas, meie peaministri Kaja Kallase peale, et ütleme, et peab närvi jaguma, et selle tööga toime tulla, ükskõik, kas sa oled poliitikas või mujal nähtaval kohal, see ei ole tihtipeale lihtne, aga kui su kutsumus on kusagil, siis see, nagu öeldakse, käib lihtsalt tööga kaasas. Minu meelest ma olen väga apoliitiline suures osas. See ei ole võimalik. See on võimalik. Sa lihtsalt ei tea seda veel. Ma veel ei tea, tegelikult ma olen poole valinud. Ma sõidan autoga ringi ja ma ei pane raadiot tööle. Vahel mõni sõber ütleb, et kas su raadio ei tööta või? Ma tegelikult ei tea, kuidas see tööl käib. Mulle meeldib hästi palju iseendaga olla. Sa valimas käid? Sa helistad ehitad praegu. Muidugi käin. Käin küll, tegelikult käin. Ütleme, et ma käin. Aga kogu see võitlus seal, ega seal ei valita relvi, naine, mees, vahet pole, seal see on selline mäng, sa pead arvestamagi, et seal mängitakse nii. Mis ma tahtsin Kaja Kallase kohta öelda, et 2021 aasta investeerimisfestivalil oli ta laval ja ma pean ütlema ausalt, mulle täiega meeldis, kuidas ta rääkis. See oli ilus, mis ta tegi. Kui sa seda kõne ei ole näinud, siis vaata ära, kui vaba ja ta tegi nalja. Mingi naljaks oli see. Ja ta teeb hästi nalja. Ta on vaimustav. Mulle see poolte valimise, ma olen päriselt apoliitiline, aga et keegi, minust tuleks panna kõigi poliitikute oskustest ja julgusest kokku üks niisugune superpoliitik, kes siis esindab
muidu on nii, et see nii palju energiat läheb selle vaidluste alla, et uskumatu. Unustame ära poliitika. Sa ise mainisid ema. Öeldakse, et lapsevanemad loovad oma, et kui ma siin praegu õhupalli laseksin lahti, siis ta saab tõusta täpselt nii kõrgele, kui vanemad on, kui kõrgel aega vanemad on ruumi loonud, et kas sa tunned, et sa läksid sealt Elvast, eks ole? Sul oli kõrgel aega ruum, kus sa lendasid kohe 19-aastaselt reklaame sisse lugema? Jaa, kindlasti. Ma arvan, et kõik kodu ja siis ka kool, mis kuidagimoodi sellise väikese linna kohta sattus minu klassis sellisesse kombinatsiooni, kus toimus ikkagi väga mitmete inimeste jaoks selles minu klassis selline kultuuriline mingi kataklüsm või mingi plahvatus selles kirjanduse ja eesti keele klassis, kus me õppisime. Ja ega Elva kool ei olnud ka mingi lihtne kool selles mõttes, et selle vaimseteks veduriteks olid väga teada-tuntud akadeemikud ja kirjandusinimesed, näiteks nagu Ain Kaalep või professor Karl Muru ja teisedki. Et see on kindlasti sellise tohutut sügava jälje jätnud ja minu klassijuhataja ka, kes suunas mind sellise ilusa, abistava, samas kergelt nõudliku käega õigetele radadele või näitas neid õigeid asju, mis mind kõnetasid ja mis mind inspireeris. Ma lugesin hästi palju ja mind vaimustas luule tollel ajal tohutult ja siiamaani ma kogun luuleraamatuid ja neid on mul kodus väga palju ja vahepeal oma mehe Jaanus Rohumaga loeme neid mõnikord õhtuti ja kanname üksteisele ette, et see on mingisugune asi, mis on ilmselt igavesti sinuga kaasas ja ma olen väga tänulik sellele ajale, et see kuidagi nõnda juhtus. Teismaaeg on alati erinevatel inimestel ju väga erinevalt, kuidas sa toime tuled ja ega seal ei olnud minu jaoks ka see kõige lihtsam, et sellises väikeses linnas, et ikkagi sellist nagu kummivilistamist ja nagu sellist macholikku attitude'i oli väga palju. Et ma pääsesin ikkagi päris terve nahaga sealt tegelikult, ma mõtlen siiamaani, et hästi läks. Vedas. Kui sa mõtled kogu oma klassi peale, kellel ju pedagoogid olid sama ja võimalused sama avardada, kas sind juba näiteks keskkoolis, põhikoolis, algklassides kuidagi suunati, nähti sinust potentsiaali või seepärast, see ei ole üldse see, et ma kedagi tahan ülistada, vaid mingitel inimestel on lihtsalt tohutu järjepidevus, et nagu nad toituvad eidest, et kui keegi ütleb, et see, mis sa just siia kirjutasid, ma ise olen väga palju kogenud see, mis sa kirjutasid, ma panen sulle 2, kui sa nii jätad. Ja siis sa kasutadki ja ütledki õpetajale, et sina paned selle 2, aga see on minu unistus, ma tahan sinna jõuda. Mõtle natuke suuremalt. Kas sa tundsid, et koolis lükati sulle hoogu juurde või keegi nagu võitles vastu ka? Oli nii ja naa, aga pigem ikkagi ma tundsin, et lükati hoogu juurde. Et vahepeal oli isegi nõnda, et seesama professor Karl Muru naine, Ilme Muru oli mul eesti keele ja kirjanduse õpetaja vahepeal ja tema nägi minus ilmselt mingit ilma imetada, muudkui talutas mind mööda neid luulevõistlusi, ma lugesin iga jumala mälestuskivi juures, on ju, nagu lihtsalt sadas, ma ei tea, bussnuge, Heidi Purga seisab seal mikri ees, vahepeal läks tekst meelest, aga mis siis, panin edasi nagu, et ja siis oligi mul selline korraks selline teelahkmel olemise moment, kus mul läks ju ka laskesuusatamises väga hästi, ma olin mitmekordne Eesti meister ja nii edasi. Ilus. Ja siis ma mõtlesin, et ei teagi nagu mida teha, et seal trenniga läks kohutavalt palju aega, aga Ilme Muru oli nii, sa pead kirjutama ja lihtsalt ei jätnud, ei lasknud mul varrukast lahti nii-öelda. Ja väga hästi, et ta seda tegi, et ta ei lasknud lahti. Et see, kui kellelgi on usk sinusse ja kodus ka loomulikult, et ema arvas kogu aeg, et kultuur on minu rida, ma ise seda võib-olla kohe esiti aru ei saanudki. Aga jah, tuleb tõdeda, et tal oli õigus. Kas vanemad on sul kultuuriks seotud? Ei, üldse mitte. Minu ema on olnud eluaegne meditsiinitöötaja ja isa oli mul ettevõtja. Mu isa suri ära mõned aastad tagasi. Kahju.
ja see oli üks hirmus aeg selles mõttes, et mul tõesti, kui ma mõtlen nagu erinevate raskuste peale, millest me oleme ka siin kõnelenud, et ma ei oleks kunagi arvanud, et ma pean elus mingeid selliseid situatsioone ka kogema, aga kõik, mida elu sulle ette toob, siis sa ei saa sellest põgeneda, vaid sa pead sellest kuidagimoodi isegi kõige halvemates olukordades parima võtma. Tegema nii, et võtma ennast kokku ja mõistma seda olukorda ja inimesi selles olukorras ja sinu lähedal ka nendel hetkedel. Et sellised ootamatud sündmused muudavad meid võib-olla palju ja teinekord me vaatame kõrvale lähedasi inimesi ja imestame, et kuidas mingid küljed tõusevad neis esile, mida me võib-olla varem ei olnud nii nõnda näinud ja tähele pannud. Et see õpetab väga palju. Ma arvan, et lein on, mitte et kõik peaks leinama, aga lein on mingi selline, kus sa teed mingi sellise step-up ja see level up täiesti, et sa leinad ära ja saad aru, et seda tuleb ka osata. Et sa ei saa sellesse kinni jääda, aga sul on vaja kindlasti leinata. Ja see tuleb läbi protsessida, nagu öeldakse. Seda ei saa ka kuhugi matta. Ja ma arvan, nagu kõik need mingid probleemsed asjad, et seda usku ma olen küll, et kui on mingi jama, sellise koodnimetusega jama, hashtag jama. Ja mis iganes see on, siis ja vahepeal sa ei taha, nagu see on, mingi asi on juhtunud ja see on nii halb, et sa ei taha sellega absoluutselt tegemist teha, sa mõtled, see juhtus, nüüd on see läinud, see on selja taga, ma lähen edasi. Kuigi jah, sa pead alati edasi minema, vastab tõele. Teisiti ei saa, paigal ei ole võimalik jääda. Siis selle jamaga tuleb ikkagi korraks silmitsi seista. Sa pead nagu vaatama sinna sellele otsa ja mõnikord ka enda vigu tunnistama ja rahu tegema selle jamaga. Sa pead selle jama ära klaarima. Isegi kui sul ei ole võimalik ajast tagasi minna, et seda nagu ära klaarida, siis enda sees pead sa selle ära klaarima. Sest need asjad jäävad meid saatma. Nii palju räägitakse praegu ka vaimsest tervisest ja sellest ärevast ajast. Ja ma arvan, et on vältimatu nende teemadega koheselt tegeleda, sest muidu sa ühel hetkel lihtsalt plahvatad. Sa oled kõigest inimene. Ei ole võimalik neid asju igavesti kaasast tassida. Niikuinii need jäävad nagu mingil määral meie sisse, aga kui me oleme sellega rahu teinud, siis on natukene hõlpsam. Absoluutselt. Aitäh, et sa seda jagasid oma lapsepõlve ja kogu seda vanemate asja. Väga oluline on see mõte sama, mis ma enne tõin, kui suur see ruum on. Lapsena sa ei oska kahelda, kas sa unistad aga sa saad täpselt, meie vanemat on hästi suur roll ja ma arvan, sul on väga vedanud. Sest et minu meelest on täiesti eluterve, kui vanemate vahel on selline väikene nääklemine ja kõik, et see on ka mida, sul on vaja õppida tülitsema, sul on vaja õppida väärikalt endast seisma ja nagu sa ütlesid, et järgmine päev alles, kas on vaja anda tagasi, et see on selline skill, et kui sa suudad selles ajahetkes endale stoppi peal panna ja sa ei reageeri, no see ei käi üle, see ei käi nii lihtsalt, see oli teoorias väga hea. Jaa, aga see on täiesti võimalik. Ma lugesin seda see on täiesti võimalik. Ma lugesin seda muide, minu suur kirg on ka sõja ajalugu ja ma lugesin seda ühest kuulsa Ameerika mingi väejuhi põhimõtteliselt käsiraamatust. Et seal arvestatakse, see on selline sõjadistsipliin, nagu see tuleb sealt, see ajalugu on seal kuskil. Eks see käib ka teistpidi, et ära alati otsusta siis, kui sa oled mega õnnelik, siis sa tavaliselt teed endale haiget oma arvelt, et oota üks päev ja siis. Ja see on see eestlaslik pessimism, aga ikka kindlasti läheb midagi halvasti. Ja tõenäoliselt. Ma võtan järgmise küsimus saalist. Nii, mis üks iseloomujoon sa võtaksid terve nimikonnalt ära? Kadeduse. Kadeduse? Jaa. Inimkonnalt, millise iseloomujoone ma võtaksin ära või? Jah, ma arvan küll, sest kadedusest ja rumalusest on sündinud nii palju halba maailma, nagu rumalusest ja sellest, nagu, et inimene oma rumalusest soovib midagi, mis on põhjustanud
ma ei tea, sõdu, tapmisi, ma ei tea, mingid väga palju negatiivseid asju. Ja no lõppkokkuvõttes see, ma ei tea, seda võib kohandada kõikide, see kadedus näiteks, kui sul on, ma ei tea, mõtleme nende kohtade peale, kus elu ei ole nii hea kui meil siin Eestis, mis on sundinud inimesi siis tegema kadedusest tingitult on inimesed või inimkond või mingid ühiskonnagrupid teinud midagi, mis toob hävingut lõppkokkuvõttes, mis toob hävingut, ma ei tea, loodusele, keskkonnale, teistele inimestele, mis pidurdab meie edasiminemist tarkade ja headena. Et loomulikult on alati nagu selline tasakaalu moment, et huvitav oleks teada, kui kadedust ei ole ja rumalust, et mis siis meie planeedist võiks saada. Ja, aitäh sulle vastuse eest. Ma just tahtsin küsida, et kas sa ei arva, et neid iseloomujooned annavad tasakaalu maailmas, aga sa juba vastasid, et aitäh sulle. Ja aitäh küsimuse. Kujutad ette, aitäh sulle, väga hea küsimus. Kui sul ei oleks seda noorena 19 aastat seda rumalust, ma lähen sinna, ma loen selle piruka reklaami sisse ja see ei ole rumalus, sa lihtsalt lähed. Ja tead, ma ilmselt mõtlesin nagu mingi sellise nagu kurjuse ja rumaluse noodi all seda vastust, et jah, muidugi nagu mingi teatav annus nagu ühte või teist võib olla selliseks edasiviivaks mootoriks. Kurjust ei ole. Keegi ei ole kuri, no mis siis saab? Mis siis saab, ma ei tea. Ma ei tea, et see läheb juba sinna lastekirjanduse kategooriasse, praegu lähme edasi. See ei ole üldse tegelikult halb. Mulle seoses luuletustega, kui ma olin 15, pidin luuletusi lugema. Jah, lugesid. Midagi täiega pöördes, see on närvias, ma ei saanud aru. Aga täna sa ei saanud aru. Mul on raske olnud ma olen pidanud võtma suuri otsuseid vastu, ma olen väsinud, ma olen koju, ma loen luuletusi. No muidugi, see on sõnakunsti kõrgeim vorm ja see, kui keegi on suutnud midagi sellist teha, kirjutada paberile ja panna ja see jõuab kohale, see muudab nii palju. Muudab. Tohutu võim on ja see on see vägi ja see on suur asi. Kummaline on see, et sa ei pea palju lugema. Sa võtad selle ühe lehe, vaatad aknast välja ja oled siis seal mingi hetk. Selles on mingi jõud, aga mina meesterahvana, mina olen pärit Raplast, see ei olnud, kui ma oleks luuleraamatuga seal ringi jalutanud, siis oleks peksa saanud. Ma oleks saanud peksa ja peale seda oleks saanud uuesti peksa. Aga seal on mingi selline asi, et miks siis see on nii tabu noorena ja hiljem see tegelikult on tohutu jõud, kus sa lihtsalt leiad iseenda. Ja aga enam ei ole ju tabu minu meelest. Enam ei ole, aga Rapla ja aasta 94 oli see. Ja siis oli küll. Ma lugesin just hästi huvitavat doktoritööd. Selle autor oli Liisi Piits ja ta tegi töö siis sõnadest mees ja naine. No ühesõnaga sellel oli keerulisem nimetus, aga ma lihtsalt siin seletan seda. Ta oli 10 aasta jooksul siis 90-ndatest kuni 2000-ndatini uurinud sõnade mees ja naine selliseid nagu kaasnevaid sõnu meedia tähendusväljas. Ehk siis nagu kui kirjutati mehest või kirjutati naisest, siis millised olid need kaasnevad sõnad, millisesse konteksti need asetusid. Mis sa arvad? Mees oli, eks ole, rikas ja pikk ja naine oli tavaliselt paljas. Üllatavalt oli ka siis, oli rase vist ka see teine nagu üllatuslik moment. Paljas ja rase. Et või siis nagu oli kellegi naine. Et jah, see nagu andis kuidagi väga selge pildi sellest ühiskonna ajahetkest ja sellest, ütleme, et sellest peegeldusest, mis tollel hetkel toimus ja nii oligi. Et selles mõttes ma usun sind, et mis seal Raplas toimus. Ma nägin ise seda Elvas samamoodi, kuigi nägin ka teistsugust varianti. Et siin just hiljuti me ei pidanud kahjuks, aga meie pidasime ühe Elva noore luuletaja Jim Molinovski sünnipäeva, kes küll on suri noorena,
aga kes oli üks väga silmapaistev luuletaja ja ta oli meie koolivend ja me austame tema luulet ja loeme seda siiamaani, et kuigi tollel ajal ei olnud ühtegi ametlikku köidet, siis Elvast on ju väga palju tuntud inimesi, näiteks ma mäletan seda, kus Kerli Kõi, see laulja on ju ja kes seal istusid, need kaustikud olid rulli nagu loetud on ju ja me istusime trepikodade ees, lugesime ja nutsime sellepärast, et see oli nii ilus, mida ta kirjutas ja see on tore, et selline inimene on sealt. Elvast on üldse väga palju toredaid inimesi pärit. Kahtlemata, Eesti on nii väike, et siin Eestist on väga erakordseid inimesi pärit. Jah, absoluutselt. Me olemegi unikaalne rahvas ja on meie valida, kuidas me siin edasi oleme. Kas me oleme avatud ja sõbralikud, mis on meie väiksuse jaoks ainuke meie selline vabaduse pääsetee on olnud ja aeg on seda näidanud. Ja ma arvan, et vastupidist varianti lihtsalt ei ole mõttesse võtta. Absoluutselt, Eesti on väike, unikaalne, aga mind ennast on väga palju vorminud ja aidanud see väljas käimine, et just nagu Eestist ära. Ma just olin tööl 3 nädalat ühel Mindvalley U ehk siis University toimus kultuurikatlas, kus siis võib-olla eestlase jaoks natuke võõras selline alates ärindus, meditatsioon, selline natuke enesabi ja tihti on see hästi võõras eestlase jaoks. Aga mina ise olen selle ettevõttel juba aastaid 5-6 tööd teinud, mööda maailma ringi reisin nende üritusel. Ja ma tundsin ennast täiesti matsina alguses, et ma lähen võttele ja on inimene, keda ma portreteerin ja tal on miljonid jälgijad juba Instagramist on kirjutanud 9 raamatut, ma lähen sinna ja ta teab mu nime ja ta teab mu lugu. Mina tean, ta on kuulus inimene, lähen sinna ja mul ei tule nimigi meelde. Ja siis ma sain aru, et mis see minu vabandus on, miks ma olen nagu ette valmistamata, see oli minu jaoks hästi võõras ja ma kodus nagu mõtlesin, et miks ma ei ole valmis selleks. Ja siis tunned, et eestlasena, tõenäoliselt see on minu probleem olnud. Ja siis ma hakkasin valmistuma, kui kihvt on, et sa lähed ja sa tead seda inimest, just kui mõlemad on teinud mingi eeltöö ära, et filminduses nimetaks seda call sheet, et kes on sinna tulemas ja mis roll neil on, mitte nii, et ma olen siin, ma ju tulin, kuidas teiega on. Ja nii on, Eesti on unikaalne. Järgmine küsimus saalist. Et näitlejatelt tihti küsitakse, et mis on see roll, millest sa, ma ei tea, kas rumala peaga loobusid, mida sa kahetsed, mida oleks võinud vastu võtta. Kas sul on mingisuguseid projekte, millest sa keeldusid ja tagantjälgi mõtled, no kurja küll, oleks võinud ikkagi vastu võtta? Aitäh küsimuse eest. Ma ei tea, ma olen vahepeal mõelnud selle peale, et kui ma olen ise kuulnud neid küsimusi teistelt küsitavat, ja ma olen mõelnud, et huvitav, kas ma olen midagi maha maganud või et ma ei ole märganud midagi, sest elu annab sulle tavaliselt ikkagi, on mingid hetked, kus sa pead otsustama, kas nagu vendade Grimmide muinasjutus, kas lähen vasakule või paremale, mis siin selle ees ootab kummagi versiooni puhul, sa seda päris täpselt ei tea. Ja ma olen mõelnud nagu seda ja palunud endalt sellist tarkust, et ma tunneksin ära õiged hetked. Et kui need hetked juhtuvad, et need on need olulised, need samad, kumma tee ma valin, et ma esiteks märkaksin seda hetke elus ja et ma julgeksin ka siis mingit otsust vastu võtta. Et tead, ma arvan, et ma olen siiamaani, ma ei tea neid asju, mis oleks, mille pärast ma oleksin olnud kurb, et need on jäänud tegemata. Et et ei ole olnud võib-olla õnnestunud need mingite teiste asjaolude tõttu, aga ma ei ole kurb olnud millegi pärast, et ma olen siis mõelnud nõnda, et ju ei olnud see õige hetk, eks ole, et ma pean ootama, olema kannatlik ja võib-olla see ei olnud minu jaoks nagu sellel hetkel, isegi kui mingi asi tõesti ei õnnestu, ei ole mõtet taga nutta, aga kui see jääb sind nagu saatma, siis tuleb leida enda tee selle asja kas nagu teisiti tegemiseks. Mäletan seda, et kui ma hakkasin plaate mängima, ega ma ei olnud ju mingi professionaal alguses, ma ikka ei osanud üldse mängida. Absoluutselt. Paikus oli peol. Ei, no oli ka selliseid hetki tõepoolest. Ja ma mõtlesin,
ma teen lihtsalt nii kaua, kuni mul see õnnestub. Ja siis ma mäletan, seda oli selline hip-hopi pidude sari nagu Check on Two, mis oli tohutult populaarne. Ma mõtlesin, miks nad mind mängima ei kutsu. Ma juba siis arvasin, et ma oskan ja nii. Ja no ei kutsunudki ja nüüd neil on olnud need suured, need anniversary, no mingid suured ümmargused tähtpäevad ja esimene, kellele helistatakse põhimõtteliselt, nagu ma vaatan, et ma olen alati seal prime time'ile pandud mängima, on ju, andis oodata, aga näed, nüüd on nii. Et no lihtsalt üks naljakas näide siia juurde, et oleneb jah, kuidas seda vaatenurka sättida. Aitäh sulle. Väga hea küsimus. Ma selle nurga alt ei mõelnud. Sellepärast minu meelest need küsimused annavad tohutult juurde selle vestlusele. Hannes Võrno pani mõtte üles, et kui me temaga salvestasime, et see ei ole mingi podcast, mehed, mis te siin teete, et see on saade tegelikult. Saade, mis võib-olla sünnib tulevikus, aga ta ikkagi sai alguse podcastist. Järgmine teema, mille ma tahaks rääkida, vestelda, on see naine poliitikas. Eks see on karastanud kõvasti. Ja mitte, et üldiselt võib-olla see kõlab valesti, naine poliitikas, lihtsalt inimene poliitikas, vahet pole, kes sinna läheb, paljud lähevad ja tagurpidi tagasi. Näevad, et ei suuda midagi muuta, sest seal on vaja tohutut järjepidevust. Seda sama asja, mis ajab Elvas selle tüdruku, kes loeb iga vihmase ilmaga kivi ees luuletusi, jõuga loed, ma tean seda, ma olen meedial teinud nii palju tööd ja ma näen, kuidas inimesed kas lähevad edasi või kukuvad tagasi. Ja väga vähesed püsivad, sest seal on vaja tohutult järjepidevust, sest see kõik teine, et jõuda sinna tippu, see on väga palju mitte kokku sattumusi, vaid tööd. Siis naisena, mis nõuanne on sul Eesti naistele? Just mitte see, et ma nüüd ütlen, vaid nähes seda, mis tegelikult poliitikas toimub, mis on nagu number 1 asi või millega tuleks kõigepealt tegeleda? No minu meelest on ikkagi, ma võin ka täna seda nõnda öelda, et see impulss, mis mind sinna lõpuks ajas, et ma sain aru, et ma olen olnud poliitikas või kõik see, mida ma olin teinud tolle hetkeni, oli ikkagi ka ju mingisugune käekiri, mingisugune muudatus, mida ma tahtsin ellu viia ühiskonnas ja mul oli lihtsalt aeg nende tegemiste juurest liikuda võib-olla siis sellisesse poliitika tegemise vormi, mis toimub Riigikogus ja mul läks üsna kenasti selle esimese korra sissesaamisega 2015. Aastal juba. Aga ma tõesti tunnistan, et see on olnud raske, aga kui sa tahad midagi muuta, siis keegi teine ei tee seda sinu eest ja ei ole mõtet norutada või kritiseerida ja mitte midagi lihtsalt ise panustada, vaid kaasa lüüa, midagi proovida muuta, ükskõik siis nagu millisel kombel, et aga tegutsema peab ja nii nagu sa enne ka tabavalt ütlesid, et teatud annust julgust on justkui ka vaja või pealehakkamist. Eks igaüks nagu siis leiab selle enda tee või võimaluse, aga ainult nii me saame asju muuta ja selles mõttes ma olen idealistlik ikkagi siiamaani, et kui me tahame midagi paremaks teha ja muuta enda ümber, siis me arvame, et meil on nagu mingid võimed või meil on teatud oskused, et meie panus on oluline, siis seda tuleb lihtsalt teha. Et ma ei oskagi muud öelda, et teisiti ei ole lihtsalt võimalik. Väga ilus mõte. Ei ole vajagi, mõtleme, kui me räägime, et sa ei pea olema poliitikas, et tavainimesena, kui siit publikuski küsid, kui paljud inimesed on lihtsalt aasta jooksul näiteks 5 päeva aastas olnud kuskil vabatahtlik, teinud midagi sellist, mis on teie struktuurist väljas. Mina ise oma kogemuse põhjal ütlen, et ma olen nüüd mõned korrad harrastanud seda, jumala crazy, kus sa õpid, sa oled teistmoodi üldse kohal. Sul on justkui see olemise pärast, et see on su töö, selle võtad ära. Et see on mind tohutult arendanud, selline vabatahtlikkus, kas või 1 päev aastas, hommikust õhtuni olla vabatahtlik. See ei tähenda seda, et sa lähed sa kõigepealt näed vaevad leida, kus seda võib siin vaja minna. Ja siis sa näed oma elu hoopis teise perspektiivi alt, et tegelikult me vajame kõik natukene abi siin lihtsalt erineval tasemel.
poliitika kõlab, see on nagu nii crazy, mõtlen seda, et sa pead arvestama, et 10 aastat sees võib-olla midagi muutub. Ja aga õnneks on isegi, ma olen ka tihtipeale olnud väga frustreerunud selle süsteemi aegluse peale või selle kogu see asi nagu võtab nii pikalt aega, kui mingi asi võiks teoks saada ja kõik see protsesside jada, mille peab läbima enne, kui mingi muudatus saab seaduseks näiteks või mingi mõte. Et teisest küljest on sellel ka omad head küljed, et muidu kui lennukit liiga kiiresti keerata, eks ole, siis võid kursi kaotada nii-öelda. Et teisest küljest on jah, see nagu, tal on ilmselt nagu see tasakaalustamise moment, et kõik ei käi nii kiiresti, et on teinekord ka hea, et mingid asjad, mis on võib-olla rutuga tehtud, tuleb hiljem üle parandada mitu korda. Et jah, aga jah, kannatlikkust peab olema ja minu jaoks oli keeruline, ma arvasin küll, et mis seal siis ikka on ju. Lähen sinna ja vaatan. Aga see maailmade erinevus on hästi suur ja kui sa tahad olla hea selles, ja minul ei olnud ka nagu sellist enesekindlust võib-olla kohe alguses, aga ma olen ka seda tüüpi, et ma pean endale kõik nii selgeks tegema, muidu ma ei oska ju sellest rääkida. Ja see võttis tohutult ressurssi, nagu aega ja kõike nagu arusaamist, et mis asi ja kuidas see kõik käib ja millest nad räägivad ja kuidas see seadus ja mis asi, kuidas moodi ja need teemad. Aga ma tegin seda ka sellise tuima järjekindlusega. Lihtsalt loed ja sa pead olema kohal ja sa pead küsima, sa pead olema aktiivne, sa pead kursis olema. Ja ainult nii see asi sinus selle suurema pildi ja sellise terviklikuma nagu pusle moodustise tekitab, et teisiti see ei teki. Et ma olen muidugi ka näinud igasuguseid inimesi seal, kes käivad lihtsalt seal suures saalis puldis, vajutavad nuppu, teevad jalaga nii ja siis kõnnivad välja. Et aga on ka inimesi, kes tohutult sisusse panustavad. Et see maailm on hästi erinev ja mõned inimesed ka küsivad, et kuidas sa seda seal jaksad ja nii, et aga ma ei tea, kuidagi moodi ikkagi jaksan, et see kultuuri osa mind lihtsalt on intrigeerinud ja ma olen ikkagi kaasa saanud lüüa ka väga oluliste asjade muutmises, mitte küll nagu soolotades, aga meeskonnaga. Ja see on rahuldust pakkunud, see on päris põnev. Mulle väga meeldib see mõte juba ja inimesena mina ise võtan selle kaasa, et tihti kritiseeritakse poliitikat, et see võtab nii kaua aega, mingid vaidlused. Inimene peaks hakkama ise endast peale, et kuulen tihti seda, et mis mina nüüd hakkan tegema. Tead, kui sa tahad oma elus ka muutust teha, siis üleöö ei muutu midagi. Arvuta ära, et 365 päeva aastas tegele 10 minutit iga päev ühe probleemiga, saad spetsialist aasta lõpuks. Selle asemel, et seda poliitikat nagu maha teha, õpi ära, et 4 aastat, ma viin uue muudatuse ellu ja see kestab 4 aastat. Ja võib-olla poole peal saan aru, et see ei ole hea muudatus, lükkame tagasi, hääletad enda sees. Et ma poliitiline mees rääkis praegu. Ja ma teadsin seda, et sa ei ole, ma ütlesin ma olen täiesti poliitiline. Ja, aga nagu ikkagi mitte päris. Aga ma olen õppinud seda, et arutelud on minust kõige ilusamad. Kui mul on kogu õigus ühes ruumis, siis ma olen täiesti vales ruumis. Mul on tunne, et sa mõtestad kuidagi poliitikat natukene kinniste silmadega praegu. Et sa peaks lahtise südamega seda vaatama. Ja ma arvangi, et ega Riigikogus ka, see ju see koosseisu, see koosseis nii-öelda muudab, tekitab alati selle Riigikogu näo, et milline ta siis on, eks ole, et millist kultuurilist nooti ta edastab, et milline see kood on, mis sealt välja tuleb, eks. Ma arvan, et kui see kriitiline mass on selline, mis nagu näiteks minu arvates oleks väga ilus ja tore, siis jõuaksid ka teistsugused muudatused kiiremini ühiskonda. Aga seda nagu vana teadmist ja seda kogemust on ka vaja sinna, sest et ei saa sellise ainult uljuse pealt tulla ja seadusi kirjutada kokku. Kus me elaksime, kui üleöö saaks kõik asjad vastu võtta kellegi soovil? Ma võtan viimase küsimuse publiku seast.
Minu küsimus on see, et kui enne sa vastasid sellele, et mis on elus kuidagi kahetsus või tegemata jäänud, on ju, siis siia lõppu võib-olla see, et mis on sinu selline pikaajalisem eesmärk, mis on see unistus või see saavutamata asi, kuhu sa tahad veel jõuda? Nii raske küsimus. See on alles algus. Jaa. Ma olen viimasel ajal tabanud ennast mõttelt, et ma ei tahagi enam nii väga palju selliseid väliseid saavutusi. Ma tahan tegeleda sisuasjadega, ma tahan tegeleda selliste asjadega, mis loovad mulle hingerahu ja tihtipeale on need väga lihtsad asjad, näiteks kui ma olen Väänä-Jõesuus ja tegelen aiandusega või rohkem kui kunagi varem ja järjest iga päev rohkem ja rohkem tahan ma olla koos oma perega või tahan aega iseenda jaoks, oma sõprade jaoks, et ma vahepeal mõtlen, et kas ma olen laisaks hakanud muutuma või ei või olla. Et aga ma arvan, et lihtsalt need standardid või need ootused ja see, kus see rahulolu moment ja see õnnetunne tekib, et õnnetunne ei teki mul enam sellisest saavutusvajadusest või mingisugusest skoorist, vaid sellest rahulolust. Kui ma teen midagi hästi ja see hästi tegemine võib olla ka hetk perekonnaga või see, et ma teen kaminasse tule ja see läks kohe põlema. Need on sellised mikromomendid või et kui ma valmistan ette mingi DJ-seti ja ma ei tea, mis saab, ma ei tea, mis rahvas sinna tuleb. Ja kui ma silmad tõstan puldist ja minu ees hõljub selline nagu lainetav inimestest koosnev vaip, siis need on need momendid, et justkui jah, sellist nagu lineaarset saavutusvajadust enam ei olegi, et see õnnetunne on mikroväikestes paikades. Tuleb, mis tuleb. On, mis on. Väga hea küsimus. Vaata, kus panid helisema, ta peaaegu tõusis püsti. Mulle meeldib see mõte juba sellepärast, et eks hästi suur roll on sellel vanemlusel, see on hämmastav. Tuleb esiteks, meil on selline võime, et me teeme siia maailma inimesi juurde. Me saame ise teha. No sa ei saa päris kohe valida, kuidas sa nagu tõstad kokku, aga sisuliselt sa valid oma kaaslase, et tal oleks hästi kõrge lagi tema ruumis ja õpetad ja tihti käib see läbi sõdade ja siis targutamiste ja lõpuks sa jõuad ühte kohta, kus sa otsustad, et sa tahad, teeme ühe juurde. Teed juurde ja siis enne seda sa arvad, ma tean maailmast palju, ma tean täpselt, mis ma tahan teha, siis ta tuleb, ta on juurde tehtud, vaatab sulle otsa, ütleb, sa saad aru, ma ei tea mitte midagi. Ma ise lapsevanema võib-olla jagaks seda lihtsalt, et oma elukaaslane on rääkinud sellest, meil on 8,5-kuune laps ja ta on sul elus ja ta vaatab sulle otsa ja siis mõtled, aga mida ma enne seda tegin? Et kas meil olid... Mitte midagi ei meenu enam. Midagi ei mäleta. Ja ma pole viimase 8,5 kuu ja kui täpne 8 kuud ja 3 nädalat, ma pole viimase selle aja jooksul oma elu sees rohkem naernud kui praegult. Sa hommikul vaatad teda. Ta ärkab niimoodi, nagu ta oleks just võitnud 4 miljonit eurot. Vaatab mulle otsa, ta on voodist, pingutab kikivarvukile, et näeks sind. Ja siis sa mõtled, et see ei saa olla, et sa vaatad kivinäoga, eestlase kivinäoga vastu. Sa naerata nii palju, et sa oled tööle, sul on isegi tunne, et midagi nagu valus on süda. Ja see on nii ilus ja seal paneb midagi sellist käima, nagu sa just tõid täpselt näite, et sa tahad olla rahulikult, et see endorfiinid enam ei lenda siis, kui mingi kõige kiirem ringi tegid või võitsid aasta parim see või teine. See on nii ilus, mida vanemlus teeb ühe mehe ja naisega. Esiteks on meil võime teha neid juurde ja teiseks, kuidas ta hakkab siin nagu vormima. Jaa, äge. Mul on rõõm, et sa seda jagasid. See on üks, ma arvan, iga inimene peaks kogema seda. Siis ta saab aru, et milles elu üldse võib-olla seisneb. Ja ma mäletan, kui Villu oli väike, William, siis minu ja Jaanuse poeg, kes on täna 10-aastane ja ta on minu tööle ja muusika mängimistele kõigele nii hingest kaasa elanud. Et ta vahepeal on öelnud, kui mul on olnud Riigikogus raskeid aegu, kus ta ütleb,
mina ei tea, kuidas seda EKRE-t seal kannatada, on ju, et tule ära sealt, on ju, mõtle, kuidas nad räägivad. Et kui väike inimene on juba selliste nagu oma vaadetega, et siis ühest küljest muidugi paneb natukene jala värisema, et see kohustus teda mitte väga palju painutada, aga nii-öelda toestades, lasta tal kasvada, on üks kõige nagu huvitavam, kõige ilusam ja kõige raskem töö või selline olemine, mis inimesel ilmselt elus olla saab, aga ilma selleta ma ei kujutaks ka mitte midagi ette või siis, kui ta saadab mind mängima, emme, mängi siis kõige paremini. Ja ma lähen pulti ja mõtlen, et Villemets mängis, muidugi mängin kõige paremini, pole küsimust. Ikka hämmastav ja kuidas arvad see rutiin või midagi, nad oskavad kuidagi leida, minu laps veel ei räägi, aga seal pole vaja, lähed töölt koju, siis 4 vedu tuleb sul jookseb. Vahepeal on tal seal mänguasjad ees üle ja vahelt ja risti ja rästi nagu, aga ta jõuab sinna, et see on nii ilus. Ja muidugi 10-aastane, seal on juba maailmavaadet. Ja, seal on juba nad arvavad, et nad on väga targad. Aga see on endale ka õpetlik olnud ja silmi avav ja väga, läheb põnevamaks iga kuuga. Ütlen sulle vihjeks ette. Kahtlemata. Ma arvan, et võtan auga selle rolli vastu. Aga eks seal on ka kohti, kus arvad, et sa oled saavutanud mingi teadmise ja mingi rutiini. See on pidevas muutuses. Masterdasin ära. Ja siis saad järgmine hommik aru, et see, mis sa just plaanisid, see kõik on vale. See ei ole vale, vaid see ei tööta enam. Ma tean, ei tea. Inimene teeb plaanid, jumal naerab selle üle, eks ole. Jaa, et see on, lapsed on väga head õpetajad ja ärge unustage, me saame neid juurde õpetajaid. Kui midagi sellist, mida ma alati lõpetuseks, see lõpuosa võib veelida väga pikaks, aga midagi sellist, mis on sinu elu muutnud või mis on sinu soovitus ühele inimesele üldse? Kadedust me ei saa ära võtta. Ja. Seda ma saan aru muidugi. Me võime proovida. Aga ta ei tohiks olla mingi nagu jube õpetus ja targutus, vaid mis on sind aidanud nendel rasketel olukord? Ma tean, et on muusika. Teate, mis või? Ma mõtlesin. Nüüd ma tean. Hakkame otsast peale. Ma mõtlesin selle peale, et armastatakse ju öelda küll, nagu on mingid sellised teatavad õpikutõed. Aga mida ma olen saanud nüüd järgi proovida päris mitmeid aastaid ja saanud iga päevaga rohkem aru selle olulisusest on see, kellega sa koos oled. Ja see võib olla elu muutev nii ja naapidi. Tegelikult see kaaslane ja see tunne, et teie silmad on ühe kõrgusel, see on, ma arvan, et see on kõige olulisem. Üksi sa võid küll teha asju, aga koos on alati võimalik rohkem teha. Koos jõuab kaugemale. Aga see... Koos on ilusam. Koos on kahtlemata ilusam, aga kuidas ära tunda see inimene? Kas sa ütlesid väga ägeda mõista, et silmad ühel kõrgusel? Ja kui see on selline tunnetuse küsimus, et see on intuitiivne ilmselt. Ma arvan, et seda ei saa matemaatiliselt määratleda, et ta peab vastama mingitele kriteeriumitele keegi. Võib-olla võib ka seda kaudu jõuda, aga ma arvan, et selline intuitiivne äratundmine ja siis ja ütleme niimoodi, et isegi kui see võib olla alguses nagu keeruline või künklik, et see, seda tarkust ka enda sees ikkagi leida, et mitte nagu minna vastuollu, ütleme mingite, ma ei tea, ühesõnaga mitte ennast nagu kogu aeg esile seadma, vaid vahepeal lasta nagu ka asjadel minna teisiti, et sa tead lihtsalt, et sa pead midagi tegema või kuidagi moodi olema, et see õnnestuks lõpuks. Et jah, aga ma arvan, et see kaaslase moment on ikkagi, et see defineerib meid päris palju nende aastate jooksul või aitab meil olla meie ise ja meie aitame siis samamoodi teisel.
ja sellest nagu see, see sünergia, mis tekib, et ma arvan, et kõik on väärt, et seda kogeda. Sellist nagu tunnet. Mulle täiega meeldib see silmad ühel kõrgusel aga kui see ei käi niimoodi, et käid ringi, vaatad, minu kõrgusel, nii sina. No jah, ei käi loomulikult, aga kas selleks ei olegi retsepti, vaata. See ongi nagu selline äratundmise teema. Et muidugi see ei pruugi ka kohe juhtuda nagu esimese korra peale, eks ole. Et inimene ikkagi juba hakkab oma tundeid tundma siis, kui ta on teismeline, eks. Et võib minna nagu sealt, kui oled 15 või 14, sealt võib minna ikka mõni aasta veel edasi, kui leiad selle õige. Ja ma arvan, et tasub proovida. See tundub nagu loterii tegelikult, et sa selles mõttes, et elu ongi, sa koged ja tutvud ja kõik see väga hea näpunäide. Kas sa, kui lihtne oli sul leida inimest, kes oli silmade kõrgusel? No... Silmad ühel kõrgusel? Ja, et see juhtus lõpuks. On olnud igasuguseid aegu, aga kõik ajad on olnud ilusad. Et lihtsalt, kuidagi, kui sa tunned, et vahepeal midagi ei klapi, ühesõnaga, ütleme, mingisuguste nooruse valikute juures, siis ei tasu heituda sellest või et ma ei oska öelda, nagu ei saa ennast nii-öelda lukku keerata või et küll see äratundmine tekib, aga see võib tekkida ka kohe, et inimesed ongi erinevad. Mina ilmselt sain lihtsalt nii hilja küpseks, et jõudsin nagu sellises juba pigem hilises etapis sinna. Aga kõik need nagu varasemad kohtumised on ka olnud väga vajalikud ja väga ilusad ja on siiamaani sõbralikud. Ma arvan, elukogemuse mõttes on kõik, mis juhtub vajalik ja mulle väga meeldib see silmad ühel kõrgusel ja teisalt see, et ära reageeri kohe, sest niimoodi võib põletada sildu ikka iga päev. Ja siis mõtled, et ma ei tea, kuidagi nad ei olnud normaalsed. Tulistad iga päev. Väga head mõtted. Täiega tore, et sa tulid. Et sa tulid, võtsid oma aja. Ütlesid, et isegi tundsid, et natuke oli väikest sellist liblikaid oli, et sa oled minu selle meeskonna One Stage vestluse 23. külaline, 2. hooaja eelviimane. Ja ma olen väga tänulik. Aitäh, et kutsusid ja aitäh võõretule publikule ka. Õhk hakkab siin nüüd otsa saama. Väga head küsimused. Aitäh kõigile. Tõesti head küsimused.